Ajakiri Eesti Naine toob kord nädalas eetrisse uue osa vestlussarjast Iga naine on lugu. Mina olen Piret Kooli. Tere sulle, kes sa meid kuulad. Seekordne külaline on kui siiruviiruline Peet või kuldkollane sibul, kellega vesteldes üha uusi kihte ja kogemusi leida võib. Ta on ka hea maitse ja erilise ilu võrdkuju, kes tänu oma sobivale pikkusele on maailma moelavadel kõndinud. Ma võtsingi seda kui vahendit, et reisida, et näha maailma, suhelda inimestega. Et jah, ma tegin selle nagu ära, enamus aega oli muidugi, modellid on enamus aega üks tobe ootamine, sa istud passid, kohutavalt igav on. Et see hetk, kui sa sinna lavale lähed, see on ju mingi 2 minutit, mis sa seal kõnnid. Mõnikord on 2-3 kostüümi, siis saad rohkem olla laval. Aga minu jaoks ei ole kunagi üldse unistus, et ma pean laval olema. Et ma olen tegelikult oma loomult üsna selline introvertne, et tegelikult mulle meeldib kuskil nurgas kössitada rohkem või maal olla kuskil võsas. Et see ei ole minu jaoks, et ma pean nüüd seal laval särama, et see oli lihtsalt nagu töö. Ilu etalonidest, modelli elust, nimest ja naiselikkusest me temaga räägime. Kuid kõneleme ka Itaalia toidukultuurist ja tema tööelus kehtivatest soorollidest ning sellest, kuidas raskete olukordadega toime tulla. Kihnlastel on üks hea väljend, et küll meri sebib võrgud lahti. Ja see on ka nii kusjuures. Et tihti peale need võrgud lähevadki ise, need sõlmed lähevad lahti, meri sopsutab need lahti. Nii et mingites olukordades see toimib. Mul on täna külas äsja taas kohvikut pidama asunud Anni Arro.